Tere, minu nimi on Tom Škrsensk. Räägime natuke metallide jagamisest. Ma ei pea silmas jagamist raua ja mitterauametallideks, kergeteks ja värvilisteks metallideks, vaid jagamist mõttes, et jagada mingi tükk või tervik üksikuteks osadeks. Iga töö metallmaterjaliga, olgu need siis täis- või õõnesprofiilid või lehed, algab nende tükeldamisega vajalike mõõtmeteni. Ja seda saab teha mitmel erineval viisil. Lõikamise kõrval on näiteks ka lõikamine, lihvimine või eraldamine. Hall on teooria, roheline on elupuu, nagu öeldakse. Lähme siis otse praktiliste näidete juurde. Seejärel tavaline metallisaag, mida me ei nimeta muidu kui rauasaag. Nokitsejale, kes ei muretse töö efektiivsuse pärast, on see hea abimees paljudel juhtudel, eriti metallprofiilide jagamisel. Käsitsi metallisae masinlik vaste on elektrilised saed, olgu need siis lintsaed või tikksaed, vastava metalli lõikamiseks mõeldud vindi või teraga. Elektrilised saed säästavad meie jõudu ja võimaldavad täpsemat tööd. See kehtib eriti lintsae kohta. Lõikamine on tegelikult laastutöötamine, mis tähendab, et kõrge kõvadusega lõiketeraga tööriista abil lõikame toorikust järk-järgult sõna otseses mõttes väikeseid laaste. Eeliseks on see, et kvaliteetne tööriist ei kulu nii, et kaoks silme alt, vaid ainult muutub aja jooksul müriks ja tuleb teritada. Ja kiirema töötamise käigus tekib soojus. Kuid tööriista ja lõike kohta saab kergesti jahutada. Enamasti piisab sellest, kui mitte saele, liiga palju survet avaldada ja kasutada lõikeeli, mis vähendab pöördumist, mis põhjustab kuumenemist ning juhib kuumenenud metallist soojust, paremini kui õhk. Teine viis metalli lõikamiseks on lõikamine. Tõenäoliselt võtame sagedamini kätte lõikekettaga nurklihvija kui rauasaagu. Põhjuseks on töökiirus. Ja akutoitel lihvijate puhul on see ka suurepärane. Käsitsetavus, paindlikkus ja kohene töövalmidus. Sellel on aga üks konks. Arvestades, et tegemist on abrasiivse töötamisega, tekib selle käigus palju soojust. Lihvimine ilma määrimise ja jahutuseta kaasneb suure hõõrdumisega, mis koormab töödeldavat detaili. Soojuslikult palju. Tõenduseks on sädemete pilv, mis lendab kuluvast tööriistast ja soojuskaart töödeldaval detailil. See on mõnel juhul vastuvõetamatu, olgu see siis ohutuse kaalutlustel, tuleohutuse eeskirjade tõttu või soovimatute muutuste tõttu materjali mehaanilistes omadustes, enamasti kõvaduse vähenemise tõttu. Huvitav alternatiiv lõikamisele on metallide jagamine spetsiaalse saekettaga. Need on saadaval nii statsionaarsete saagide jaoks, mis meenutavad puidu nurgasaage ja lõikesaage, kui ka käsitsi juhitavate saagide jaoks. Tera on valmistatud kvaliteetsetest kõvasulamkarbiididest ja on spetsiaalselt teritatud. Metallisaagidele on iseloomulik suur hulk hambaid, mis on madalad ja millel on tugev selg, mis talub suuremat koormust hammastele lõikamise ajal. Erinevalt lõikamisest on see laastutöötamine, seega ei teki nii palju soojust, seega ka sädemeid ja välditakse töödeldava detaili soovimatut kuumenemist. Lõige on ka puhtam ilma suurte purudeta ja samal ajal on töökiirus suurem. Ja kolmandaks, saame metalle lõigata. Tavaliselt kasutatakse seda meetodit lehtmetalli jaoks, kuid tööstuslikes tingimustes lõigatakse ka täisprofiile. Põhjuseks on operatsiooni ületamatu kiirus. Kodustes ja töökoja tingimustes on tavaline lehtmetalli lõikamine käsitsi või elektriliste kääridega. Statsionaarsete masinate hulka kuuluvad giljotiinkäärid või nende huvitav variant, mida nimetatakse ketaskäärideks. Need töötavad täpselt nagu konservijavaja lõikekettaga. Lõige ei ole küll nii puhas, kuid selleks on vaja vähem jõudu. Lekikääridesse võiks lisada ka selle huvitava multifunktsionaalse tööriista, mille sain Unimaxist ja pean tunnistama, et nägin seda esimest korda elus, kui juhuse tahtel rääkisin vahepeal katusekatja klientiga ja tema ütles, et tunneb seda ja kasutab seda. Üks selle funktsioonidest on nimelt ka lõikamine ja sirgete terade asemel kasutatakse vormitud tera, mis töötab sarnaselt paberiauguraudadele. Madalam täpsus kompenseeritakse suure paindlikkusega. Tööriista käitab puur. Ja lisaks lõikamisele suudab see ka lõigata nagu tikksaag ning vastava teraga muidugi ka metalle. Kui teil on metalltreiding, saate jagada varrasmaterjali, nimelt lõikamise teel, kasutades niinimetatud lõiketera. Kes omab autogeenset keevituskomplekti, saab kasutada ka hapnikuga lõikamist, kus metall sulatatakse ja ideaalis aurustatakse sarnaselt laseriga lõikamisele. Nagu te ise nägite, on metallide lõikamine üsna ulatuslik distsipliin. Õige tööriista valimine sõltub teie eelistustest. See sõltub sellest, kas määravaks on hind, täpsus, efektiivsus või näiteks paindlikkus. Muide, just seetõttu teen ma neid videoid.
mõnele on need inspiratsiooniks, teisele silmaringi laiendamiseks või lihtsalt tema õige valiku kinnituseks. Juba praegu ootan põnevusega järgmist retke tööriistadega. Töökoja varustuse maailma.